Tere head Tervisetasku kuulajad ja vaatajad. Täna alustame 3. saatega Hoolekande hääl, mis valmib koostöös Tervisetasku ja Hoolekandeasutuste Liiduga. Täna on väga oluline teema, millest räägib terve ühiskond ja me oleme kõik nende inimestega ühel või teisel määral kohtunud. Need on täna hooldustöötajad. Minuga on saates üheks külaliseks Tatjana Liiber, Tartu hooldekodu hooldustöötaja. Tere. Ja Valeria Soolep on siis Kaarepere pensionaadist. Tere. Tere tulemast saatesse. Hooldustöötaja on ju selline oluline amet ja sellest räägitakse palju. Mis teid selle hooldustöötaja juurde, miks te läksite hooldustöötajaks õppima või kuidas te selleks saite, Tatjana? No mina täitsa juhuslikult. See oli aastal 2009, ma jäin töötuks, sain koolitusele ja see koolitus oligi Tartu hooldekodu ruumis. Ja pärast ma sain tööle ja ma mõtlesin, et ei, see on ajutine. Ja sellest ajutiseks saigi minu amet. Nüüd, ja isegi nii kaugele, et ma tegin 7 aastat tagasi, vist käisin Kutseliidus eksamil, et saada 3. kategooria, nüüd mul on juba 4. Nii et sattusin, õppisin inimestega töötada, märgata neid vajadusi, pisiasju. Meie töös pisiasjad on väga olulised, sest me töötame ju inimestega ja inimeste heaks. Ja nii ma olen siin. Aga mis tööd te ennem tegite? Ma olin raamatupidaja. Ja sellest sai küll? Jah, ma alati teadsin, et oma ette just dokumentidega töös ongi see, mis mulle sobib. Inimestega ei, mitte mingil juhul. Ja lihtsalt elu pani nii mind proovile ja mulle hakkas meeldima. Valeria, sina oled nüüd, ütleme siis, uuema generatsiooni hooldustöötaja. Ja kuidas sina siia sellesse valdkonda sattusid? Ma olen vanaema juures kasvanud terve elu ja siis tänu sellele umbes me sõbrannaga siis mõtlesime, et võiks ju minna ka õppima ja siis ta oli kohe käpp minuga. Siis me läksime Järvamaa kutseõppekeskusesse, läksime koos õppima, 2-aastane õpe oli ja tase 4 sai sealt siis omandatud. Ja siis Kaarepere ma tulin praktikale esialgu, aga siis seal hakkas nii meeldima, siis ma rääkisin Mairega ja sain ka sinna kohe tööle siis. Ja nüüd ma siis olengi seal. Maire siis Kaarepere pensionaadi juht. Jah, just. Kas siis suunati sinna või sa valisid ise selle? Ise täiesti valisin. Ja mis need argumendid olid või mis pidid sobima? Mul enda vanaema on praegu voodihaige, siis ta on pensionaadis samamoodi ja ma just mõtlesingi, et mina tahan nagu kaasa elada talle siis, kuna tema on mind näinud sellest ajast, kui mina olin juba nagu täiesti väike ja kasvatanud sellest ajast, siis mina tahaks ka umbes kogeda siis hooldajana seda, mida tema kogeb praegu seal pensionaadis, et kuidas tal seal olla võiks olla, sest et tema kõnes nagu helistades ei räägi nendest asjadest otseselt niimoodi, et oma päevast kui sellisest. Aga ma võin praegu ette kujutleda siis, milline päev võib olla, kuna ma ju töötan sellel alal ise ka. Kui me võtame nüüd natuke nagu selle hooldustöötaja päeva nagu lahti, et milline see ikkagi tööprotsess on, et nii nagu Tatjana ütles, on see hästi nii-öelda mitmekihiline, hästi palju detaile ja kindlasti siukseid ootamatuid olukordi on ju, et kuna me tegemist on inimestega ja kui me räägime vanuritega või raskelt haigete inimestega, siis nendel emotsioonid, vajadused muutuvad võib-olla mitte sekundiga, aga võib-olla minutitega. Et kuidas see päev siis sellise, et ka hooldustöötaja nii-öelda ei põleks nagu esimese päevaga läbi? Hommikul lähen. Mul on 11 klienti. Meil majas muidugi elanikud, aga me ütleme ikka kliendid. Ja kõigepealt tere hommikut, iga tuba. Meil on 3-lised ja 2-lised toad. Tavaliselt on vastavad ikka rõõmsalt, vahel üks proua mul võib pikalt saata ja seda ka juhtub. Isiklikult seda ei võta,
eks see on ikka haigus ja see ikka ei häiri. Ja muidugi, kui väga, kolleegid tulevad appi, lihtsalt lähen rääkinud, et nad saatis mind ei tea kuhu. Viimati oli söökaevandus, kuhu ta mind saatis, aga ei midagi. Lähen kutsun hommikusöögile, peale kohvi tänab ja kõik läheb ilusti. Nii et päevad on väga erinevad. Kuidas inimene magas, kuidas tal tuju on, kunagi ei tea. Aga see tegevused on rutiinsed, et need on ikkagi nii-öelda nagu plaani järgi, on ju, Ikka, et lähete, ikka. hakkate tegema ühe inimesega ühte asja. Ikka on, ikka jah. Ja on sul, Valeria, midagi lisada? Ei, ma täiesti nõustun jah, et selles mõttes, et kõik algab ikkagi kollektiivist, kui sul on toetav kollektiiv, siis on üldjuhul see läbipõlemise oht üpriski väike minu meelest. Kas elanike osast on nagu kumb see nagu suurem pool on, et kas selliseid nagu tõrksust või sükest vastaseisu, et kas see on nagu suurem osa või on ikkagi rõõmsad Ei, üldjuhul on ikka rõõmsad. Ja positiivsed ikka positiivsed. Mõni üksik nende seast on siis selline, see on ikka haigus. Ütleme nii, et see on haigus. Ei ikka positiivsed ja tänulikud. Muidu me ei töötaks. Just täpselt. Nii, Valeria käest ma küsin, et hooldustöötajate väljaõpet, sellest räägitakse väga palju, neid on puudu. Miks meil siis ei ole neid hooldustöötajaid ja miks noored selle ameti peale pidama ei jää? No see tundub selline keeruline töö, tegelikult ta ju ei ole selline. Et see kõik tulebki sealt, et sul peab olema empaatiat ja kõike, sa pead olema valmis seda tööd tegema ka, mitte see, et sa lähed ainult õpid, sest üldjuhul ongi see, et kui noored lähevadki õppima, siis praktika käigus nad avastavad, et tegelikult nad üldse ei taha seda teha. Et see ongi siuke, ma ei tea, jäle ja rõve ja mis iganes, sest et sa puutud ju kokku ikkagi inimestega ja nende kehavedelike ja kõige muuga. Et sa pead olema täiesti valmis selleks ja kindel selleks, et sinna minna ja seda teha. Aga see on kõik harjumise asi, tuleb niimoodi. Aga ma küsin, et mis oleks see võluvits või kuidas me sellele valdkonnale nagu jõudu juurde saame, et üks on kindlasti oluline on see, et mida me ka siin podcastis täna teeme, on see teavitustöö, mis peab olema ilmselt pidev ja näitama seda tööd rohkem kui lihtsalt võib-olla mõned lühikesed klipid, et saada aru, mis see nagu on, et kuidagi nagu on jäänud ühiskonnas see mulje, et see on selline nagu madalalt tasustatud ja väga selline nagu viimane töökoht, et kui selle kuskile mujale ei saa, et siis hooldajaks, aga nii-öelda oma kogemuselt võin öelda, et tegelikult täna on läbi abivahendite ja kasutus, ütleme siis hügieenitarvete ja kõige poole pealt on ikkagi ju olemas, on ju, et need kindlasti ju aitavad kaasa. Kindlasti, kohe kindlasti ja eks need inimesed ka, ma ütleks seda, et kui keegi tahab inimesi nagu aidata ja kõik, et see on väga tänulik töö, sest me töötame ju inimestega ja inimeste heaks. Kui ta tuleb hooldekodusse, me teemegi, et ta ei tunneks, et on üksi. Et tal oleks turvatunne. Ma ütlen, et mul on üks proua ja tema lähedased ei tule teda lihtsalt vaatama. Sotstöötaja helistas ja see lähedane ütles, aga temaga ei ole ju milleski rääkida. Aga meie räägime ja ta on tänulik. Ja vahel ei peagi tihtipeale rääkima, sa piisab täiesti vanurile sellest, et sa tuled kohale, istud seal ja kuulad lihtsalt tema jutu ära, ma ei tea, noogutad, kõik, rohkem ei olegi vaja, tal on lihtsalt vaja näha seda lähedast, et temast hoolitakse. Sest tihtipeale ongi ainus inimene võib-olla päeva jooksul, nädala jooksul, keda klient näeb, üldjuhul ongi hooldaja. Aga ta on tänulik. Jah, just. Jah, aga kuidas on see töö nagu ajas muutunud? Et nüüd me jällegi, nii nagu me ennem välja tõime ju, et vanasti oli ta nii ja täna on naa, aga et Valeria võib-olla Tatjana, oskad öelda võib-olla sina, et mis need nagu need võrdlused on, et kui me võtame nagu võib-olla seal 10-15 aastat tagasi või rohkem ja tänase, et kuidas see töö muutnud on? No jah, abivahendid on juba kergemad.
ja siis koolitusi on meil ka väga palju. Ja inimesed on ka muutunud, ütleme ausalt, inimesed on ka muutunud, sest ma ütlen, et ei ole seda tunnet, nagu minagi arvasin, et see hooldekodus on viimane koht. Mul ema oli ka 4 aastat voodihaige, aga hooldekodusse mitte mingil juhul, ta oli mul kodus. Ja nüüd ma mõtlen, et tegelikult ma olin suur egoist, sest et hooldekodus tal oleks kindlasti parem. Ma lihtsalt vaatan. Jah, kui ma tulin, natukene oli teistmoodi, aga ikka abivahendid olid. Nüüd on nad tõesti kergemad, lihtsamad, nii et ei ütle midagi. Täitsa võib töötada. Aga ma küsin, et kas nüüd tänapäeva IT-lahendused, et sellest on ka hästi palju räägitud, et mis peaks nagu aitama seda hooldusteenust nagu õlpsamaks muuta, et kas hooldekodudes IT-lahendust ka kasutate, ma mõtlen. Meil Kaareperes praegu ei ole. Ei ole, jah. No me alustame, jah. Et IT-lahenduste all ma mõtlen just selliseid, kas kellasid ilmselt teil, need kellad teil kutsungi kellad on ju? Ja. Meil on jah, seda jah. Aga kuidas ikkagi puudutaks seda noorte teemat, et mis on meil pealekasvu üks suur teema, et mis on see 2 asja, mis võib-olla ütleks noortele, et kas minna õppima või minna täiendkoolitusele, saada see tase 3 kas või, et mis on need 2 asja, et kui keegi mõtleb, et ma läheks hooldustööteks? Ma ei oskagi kohe niimoodi puusalt vastata. No ütleme nii, et võib-olla siis oluline on vaadata seda, et sul oleks kindlasti empaatiavõime, et sa tahad seda tööd teha, mis on hästi kõrgelt hinnatud ja teisalt on see, et iga töö vajab ka sisseharjumist, et me ei saa korraks vaatama uksest sisse, vaatame või kui kole ja kõnime uksest välja, et ükskõik millist ametit me siis võtame, et me võime samamoodi minna ka, ma ei tea, võtame siin raamatupidajaks, ja siis me korra arvuti lahti teeme, siis ega ma päris täpselt aru ei saa, mis see töö on. Nii et kindlasti need on need olulised asjad. Aga kuidas te ise tunnete, et kas hooldustöötaja amet on ühiskonnas, kui te nüüd vaatate mitte nüüd hooldekodus seest, vaid et ühiskonnas nagu au sees või et kas piisavalt tunnustatakse, on ta nagu nii-öelda siis ka inimeste poolt, kui väljendi kasutada armastatud? Eriti ei ole, aga ta on, ma ütlen, et kui ma alustasin ja praegu, no ikka on küll paranenud see olukord. Et nüüd juba, no keegi ütle sulle, et teenija. Nii et, ja ma ei tea, ma arvan, et läks küll paremaks tõesti. Kas see info liigub või inimesed ise sellega on kokku puutunud ja juba see tase, sest me kogu aeg me käime koolitustel ja isegi kui sugulased tulevad, et nad ju näevad, kuidas see teenindamine seal on. Ja et parem on, tõesti on. Väga palju on meil ka kliente, kes tegelikult tulevad ju ise teenusele, et ei olegi niimoodi, et vaata, muidu vanemad inimesed mõtlevad just, et issand hooldekodusse viiakse nüüd surema, aga nüüd on lähiajal hästi palju või viimasel ajal selliseid, kes tulevad ise, panevad omale aja, et tulevad sinna siis meie teenusele, et ei ole sellist mõtteviisi enam, et nüüd viiakse sinna ära ja kõik. Jah, noortest me siin rääkisime ja ühiskonnast, aga mis te ise arvate, et kas, kui te nüüd mõtleksite kliendi vaatesse ise läheksite ja teil on hädane, keda on vaja nagu panna kuhugi, et kui täna niimoodi natuke neutraalselt, kui nii palju kui see võimalik on, et kas hooldekodusse te paneksite esimesena võimalusena või katsetaksite ka teisi variante? No Tartu hooldekodusse kohe kindlasti paneks.
mina ka reperi samamoodi paneks ikka, jah. Et see ongi see küsimus, et need hooldekodud tegelikult ei ole sellised, enam ammu sellised õudsad kohad, nad ei ole kinnised asutused, nad on ikkagi, me võime jah tegelikult öelda, et heas mõttes see oli hotelliteenus, kus see teenindus on 24/7, jah, paratamatult üks võib-olla segafaktor on, et sa ei saa endale tuba üksinda võtta ja kui sa tahad, aga siin on ka erisusi, on ju, et mõned inimesed tahavad olla kahekesi. Aga kui kui inimene tahab oma ette, jah, 2-3, ta tõmbab kardina ette ja siis ta ikka on oma nurgas seal üksi, keegi ei lähe segama, et see ka. Ja ma ütleks ka seda, et kui palju üritusi, iga 4 päev meil on kino, palun, meil on 3 korda nädalas grupivõimlemine, meil on saun, meil on savikoda, kus nad teevad neid, meil on soolakamber, nii et palun, meil on väike kohvik, kus on väga kõik, palun, mine ja tulevad külalised, lähevad kohvikusse või ta läheb ise, nii et võimalusi kui palju. Et need neutraalsed pindasid, kus nii-öelda just oma inimesega juttu rääkida et ei pea seda tegema selles palatis või siis selles toas. Jah, palun. Hooldustöötaja roll on küll oluline, aga ta ei ole üksinda selles meeskonnas, et selleks, et see hooldustöö saaks täielikult kliendi jaoks 100% tehtud, on ju vaja nii juhtimist, on vaja abipersonali, et see koosneb väga suurest tiimist tegelikult, et ja kui panna neid killukesi siia juurde, siis on seda igal tiimi, ütleme siis inimesel on seal selles hoolduses üks roll. Nii et see on ka väga oluline. Kui nüüd väga mitmeti on ka räägitud nagu meedias neid lugusid, et hooldustöötajad panevad mingeid asju kuskile kaugemale ja nad ei saa süüa, nad ei saa juua, et see võimendab selle valdkonna ja sektori, ütleme, sellist negatiivsust ja tegelikult seda natukene nagu tõmbab sellele vee peale, selle tööle, mis meie teeme, et kuidas teid see mõjutab või näiteks, kuidas te ise olete sellele vaadanud? No kui midagi jälle tuleb, ma ütlesin, et ei tea, ma tahaks ikka kontrollida seda, et kas tõesti nii on, sest et mul näiteks on just vastupidi, et nad ei taha juua, siis ma lihtsalt annan 2 lonksu, siis ta teeb 2 lonksu, lähen jälle, just vastupidi, sest et olgem ausalt, kui sul midagi jääb tegemata, sul on pärast suur probleem ja probleemi me ei taha. Nii et just, ma ei tea, ma ei oska vastata, aga see kuidagi, eriti meeldiv ta ei ole, kui see jälle midagi siukest tuleb, aga ma ei tea. Aga mis te arvate, et see kindlasti mõjutab, aga et kas me nagu näeme seda ühiskonnas ka seda niukest nagu ütleme peavoolumeediat, kas seal mingid positiivsed kuvandid ka kohati nagu tuleb või on ain negatiivne? Meedias ma nagu ei mäleta, aga sugulased vahel tänavad küll, kas saadavad juhatajale mingid selle, et tänavad või tulevad ise. See on väga meeldiv, aga meedias ma nagu praegu ei mäleta siukest. Pigem on see negatiivne. Ja eks on siukene komplekt, et hooldustöötajal, kuidas tal oleks rahul, et seal on kindlasti, minu hinnangul on töötasu, siis on seal, ütleme siis ka, see enda väljund, et ta on hooldustöötaja, rolliga rahul ja ta sobib see töö. Mis veel sinna sobib sellesse loetelusse? Et kindlasti ainult on ju töötasuga seda tööd ilmselt teha ei saa. See klientide tänulikkus ilmselt ongi see üks suurim pluss, mis hoiab selle töö juures inimesi, ma usun. Et see, kui võib-olla ükskõik kui halb päev, aga kui tuleb see üks klient kas või ja ta näitab sulle tänu üles ja mis iganes, see korvab kohe selle päeva tõesti ära. Et see nendepoolne rõõm ja siiras armastus või niimoodi, et see on siuke, mille nimel siis tööd teha. Ma lisaks veel, et kollektiiv ka. Aga kui nüüd
mõelda selliselt, et hooldustöötajal on jäänud mulje, et see on nagu konveier. Kas täna jõuab hooldustöötaja kõigi inimesteni nii-öelda personaalselt? Personaalselt ma ei ütleks, ma arvan, et kõigil on, kuna sa oled ikkagi kollektiiviga koostööl, siis kõigil on ikkagi omad ülesanded ja omad inimesed, kelle juurde jõuda ja et see peab olema lihtsalt ära jaotatud, et üksi ilmselt ei jõuaks. Et siin ongi see, et lähedane nagu eeldab, et sealt, kus negatiivne pool võibki tulla, et näiteks, et ta keegi ei ole ju seal veeklaasiga hommikust õhtuni selle inimese juures ja et ta ei saa seda teenust täpselt sel hetkel võib-olla, kui tal vaja on, et hooldustöötaja on ikkagi ju võivatud mingite muude toimetustega. Et siis võib see jääda selline mulje, aga tegelikult on see kõik see, ütleme ju koordineeritud, et see ei ole see, et keegi istub kuskil puhkeruumis ja see asi jääb nagu niimoodi tähelepanuta, on ju. Et lihtsalt iga minut sinna hooldustöötaja ei jõua inimese juurde. Jah. Nüüd kokku võtaks, et kas hooldustöötajad, palju teil Tartu hooldekodus neid, kuidas teil nagu on see suhe, et on teil vanemaid, noori, kõike on? Kollektiivis või? Meil on vanemaid ja noori, mina olen 69 ja meile nüüd tuli, ta on 30+ ja läks õppima ja ta jääb meile tööle, talle see töö sobib. Ja Kaaret peres on? No mina olen kõige noorem ilmselt seal, aga ka igast vanuseklassist on nagu. Aga kas, kui sa oma tutvusringkonnas noortega räägid, et kuidas see suhtumine on? Kas... Mul enamjaolt on sellised sõbrad, kes on suht sellised, me räägime sõbrannaga koos läksin õppima ja tema praegu muidugi hooldustöötajana ei tööta, sest tal on enda tervisega vaja tegeleda, aga üldjuhul suhtutakse just siuke positiivselt ikka. Et ei ole siuke välja... ma ei tea, et ei sobi neile või nii. Nii, et selles mõttes me päris selles seisus ei ole, et meil nagu pealekasvu ei ole, aga lihtsalt eks see järjepidev teavitus, pidev töötamine nõuab seda, et sellele valdkonnale tuleks inimesi, sest olgem ausad, see hooldustöötaja roll on seal ikkagi oluline, et meil võib väga palju maju olla ja uhkeid maju olla, aga kui meil seal inimesi sees pole, ütleme siis, kes seda teenust osutavad, et siis kahjuks see teenus inimesteni ei jõua. Et mis me siis kokku võtame, et hooldustöötajaks soovitate õppima minna? Ikka. Tuleb ikka proovida ja võib-olla see ongi sinu. Tuleb proovida, nii nagu minulgi läks. Ja nüüd jah, ma juba ütlesin, et käisin eksamil, nüüd mul on 4. tase. Nii et jah, ja ma ei kahetse. Mulle meeldib see töö, alati tuleb proovida. Kas räägime korraks selle hooldustöötaja tase 3 ja 4, et vaataja kuulajaga saaks aru, mis see vahe on? No 4. tase sa võid ka koduhooldust teha, 3. ei. Et 3. on ainult siis hooldekodus, jah? Ja. Et see on jah, kõrgem ja siis jah. Ja seda annab, sa käisid ka, aga mina käisin selle Tartu tervishoiu kõrgkoolis. Ja tase 4 on siis, kas ta on teenindusjuhi tase ka, et teenisjuht võid olla siis või? No meil üks neiuke, tema sai hooldusjuhiks. Seal on ilmselt mingid eraldi koolitused veel all või? No tema käib koolitusel ja pidevalt, tema on jah, siuke noor, energiline ja palju õpib ja nii et... Nii et hooldustöötajaid meil Eestis on hästi palju, sest hooldekodusid ja on meil ju ka päris suur hulk. Pluss veel siis tuleme ju selle juurde, et meil on ka haiglates hooldustöötajad, pluss veel siis koduhooldus ja kogu see sektor, et seal on hästi palju inimesi. Ja ma arvan, et oluline on nendele inimestele öelda aitäh, et nad on meil olemas, sest ilma hooldajateta ei saa teha arsttööd, ei saa õdetööd, keegi peab tegema selle inimese nagu valmistama ette, kas protseduuriks või ükskõik milleks. Nii et see amet on ülioluline ja seda me kindlasti ka propageerime. Aga aitäh selle saatesse tulemast, Valeria ja Tatjana, et leidsite aega ja edu teile selles raskes või siis ka kerges töös. Aitäh ja tänan kutsumast.